Täna toimub ülemaailmne meeleavaldus vabaduse eest. See toimub juba 4. korda, seekord ka Tartus. Esimese meeleavalduse sõitsime autodega. Täna oleme kõik julgelt siin Raekoja platsil seismas enda vabaduste eest. Palun tõstke käsi, kes käis esimesel meeleavaldusel. Wow, super! Palun tõstke käsi, kes käis Tallinnas 2. ja 3. meeleavaldusel. Tänase ürituse või siis spontaanse iseorganiseerumise eesmärk on siis see, et me tahame tutvustada inimestele, et meid on petetud. Et inimestel on seaduslik alus keelduda vaktsiinipassi esitamisest ja maski kandmisest. Vaktsiinipassi nõue tuleneb määrusest ja maski kohustus korraldusest. Nii määrused kui ka korraldused on mõeldud täitmiseks ainult valitsusasutuste töötajatele. Kui sa pole valitsuse töötaja, on nende nõuete esitamine sinule ebaseaduslik ja õigustühine. Korraldus ja määrus ei ole seadus. Ja seda sama käis viimase kogunemise Elvas kinnitamas ka meie Riigikogu liige ja jurist Kert Kingo, kes täna kahjuks ei saanud siia tulla, kui mõtted on meiega. Aplaus talle! Samuti me jagame need infomaterjale, need on abiks teile enda õiguste seismise eest. Siin on täpselt paragrahvide järgi välja kirjutatud, kuidas praegune COVID-passi küsimine ja maski nõudmine on ebaseaduslik ja õigustühine. Nii, teeme nüüd mõisted selgeks. Meil on 3 mõistet. Üks on määrus, üks on korraldus ja üks on seadus. Korralik Eesti Vabariigi kodanik järgib seadusi. Määrused ja korraldused on mõeldud ainult valitsuse töötajatele. Nii, ja nüüd võtame Vabariigi Valitsuse seadus, paragrahv 27 ja siin kirjutab: Vabariigi Valitsus annab määrusi valitsusasutuste ülesehituse, asjaajamise ja töö korraldamiseks, samuti teenistusliku järelevalve teostamiseks. Nii, ja vaktsiinipassi nõue tuleneb määrusest number 144. Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Palun kindlasti võtke need A4, need paberid on meil välja prinditud. Kelle käes on materjale, kes jagab? Tõstab käsi püsti, tuleb siia poole. Samuti meil on üks mapsi, kui keegi tunneb suuremat huvi, seal on 144 lehekülge meditsiinitöötajatest, kes uskusid samuti teadust ja kes on nüüdseks on kas vaevlevad kõrvaltoimete käes või on suisa surnud. Nii, lähme edasi. Mis on korraldus? Vabariigi Valitsuse seadus, paragrahv 30. Vabariigi Valitsuse korraldus. Vabariigi Valitsus võib anda korraldusega valitsusasutusele ülesandeid. Korralduse mõiste tähendus. Korraldus on igapäevase töö korraldamiseks või üksikjuhtumi lahendamiseks alluvatele suuliselt või kirjalikult antav nõue või käsk. Juhul, kui inimene pole valitsusasutuse tööline, ei ole temal ka mingit kohustust täita Vabariigi Valitsuse vastutavale isikule poolt välja antud korraldust. Ja maski nõude tuleneb siis korraldusest number 305, mis on siis COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Kordame üle.
COVID passi nõue tuleneb kuskohast? Mis määrus või korraldus? COVID passi nõue tuleneb millest? Määrus. Nii, küsime uuesti. COVID passi. Nii, lähme edasi. Riigikogu peab seadust täitma. Kuskohast tuleb maski nõue? Korraldus. Küsime uuesti. Kuskohast tuleb maski nõue? Miks on vaktsiinipassi ja maski nõue veel ebaseaduslikud ja õigustühised? Ülik seadus riigis on põhiseadus ja kõik seadused peavad olema sellega kooskõlas. Eesti Vabariigi põhiseadus paragrahv 11 õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Paragrahv 13 igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele. Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest. Paragrahv 14 õiguste ja vabaduste tagamine on seadusliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. Ja tänases olukorras kõige tähtsam põhiseaduse paragrahv on mis? Kes teab? Mida rikutakse igapäevaselt? Silt on veel teie. Paragrahv 18. Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada. Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini ega teaduskatsetele. Nii, siin on mul veel üks paber selle kohta siis, kui keegi arvab, et me teeme siin praegu midagi ebaseaduslikku, siis see on meeleavaldused ja kodumaa iseseisvuse eest seismine, seaduslikud alused, millest tuleneb kohustus ja õigus meelt avaldada. Kui kodanik tunneb ja mõistab riikliku institutsioonid, Eesti Vabariigi valitsus, politsei, Terviseamet on rikkunud põhiseadust, siis on tal mitte ainult õigus, vaid ka kohustus jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseadusele ja kaitsta kodumaa iseseisvust. Põhiseaduse punkt paragrahv 54. Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele oma algatuslikku vastupanu. Nii, siin räägime läbi, milliseid põhiseaduse punkte Eestis praegu rikutakse. Paragrahv 11. Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. Kodanike õigusi ja vabadusi on riigivõim pandeemia ettekäändel piiranud moel, mis ei ole põhiseadusega kuidagi kooskõlas ega demokraatlikule ühiskonnale kohane. Nii, paragrahv 12. Kõik on seaduse eest võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Aga mida meil tehakse? Kodanikke diskrimineeritakse lubamatul moel riigivõimu tasandilt ja loal nii ettevõtetes, avalikes asutustes, lasteaedades, koolides, haiglates kui ka toidupoodides. Ühe inimgrupi diskrimineerimist on riigivõim kujundamas normi.
rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel. Riigivõimu esindajad õhutavad otseselt viha ja vägivalda ühe inimgrupi suhtes ja vastutavaid isikuid pole siiamaani karistatud. Paragrahv 13. Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele. Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest. Kodanikud on otseselt langenud riigivõimu omavoli alla ja põhiseadus ei kehti enam. Paragrahv 14. Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusliku täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. Kodaniku õigused ei ole enam tagatud ega kaitstud ühegi institutsiooni poolt. Ja siis see kõige tähtsam, paragrahv 18. Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada. Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt alutada meditsiini ega teaduskatsetele. Kodanikke survestatakse osalema meditsiinilises eksperimendis ja laskma end süstida ohtliku kaitsejärgusainega. Neid, kes ei ole nõustu olema katsejänesed, alandatakse süstemaatiliselt ja riigivõimu heakskiidul. Nii, ja kui on küsimus, kui ma tahan oma meelt avaldada, kas ma pean kuskilt luba küsima? Ei. Õige. Korrakaitseseadus paragrahv 67 ütleb, et kui avaliku koosoleku pidamiseks ei kasutata helitehnikat, lava, poodiumit, tribüüni ega ka telki ning koosolekut peetakse viisil, mis ei nõua liikluse ümberkorraldamisest, siis pole mitte mingit seaduslikku kohustust avalikku koosolekut registreerida. Sama paragrahv sedastab seda, et iseeneslikult kogunenud koosolekust spontaankoosolek ei ole vaja eelnevalt teatada. Ning põhiseaduses paragrahv 47 sätestab, et kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Ja nüüd ma räägin teile põhjuse, et kui me Tallinnas tegime 2 meeleavaldust, 15. mai ja 24. juuli, me tegime viisakad üritused, kutsusime esinejad, kõnelejad ja registreerisime selle ära. Kahjuks ajad on läinud nii hulluks, et selliseid viisakaid üritusi meil ei ole enam aega teha. Ja siin ma toon ka Leedu näite. Leedu samasugusel meeleavaldusel, mis oli avalik koosolek oli registreeritud, kestis kella 5-ni ametlikult. Siis inimestele provokaatorid saatsid sõnumeid ja ütlesid, et palun, olge veel, ärge minge mitte kuskile. Provokaatorid ajasid rahva hulluks, toimus igasuguseid üleastumisi ja õhtul organiseerijad viidi minema lihtsalt. Ja praegu lasub neil kukil 6 aastat kinnist. Seda loomulikult vaidlustatakse. Eestis saab keelatud avaliku koosoleku korraldamise eest 2 aastat. See on ka võib-olla üks põhjus, miks viimaste piirangute ajal mais 15.05 juristid, mul oli neid 2 komplekti, 2 nädala jooksul ei julgenud seda avaliku koosoleku registreerida. Ju nad teadsid neid seadusi rohkem, oli rohkem karta. Aga täna me oleme olukorras, kus me ei tohi enam karta. Me samuti ei ole meil enam mitte kellegi peale loota. Teostatakse meditsiinikatseid laste peal. Õiguskantsleri on välja andnud vastava loa selleks ja ta ei näe probleemi. Samuti siis ei saa tema poole pöörduda. Räägin ka selle, võib-olla teised juba teavad, et 2019 andis välja õiguskantsleri kantselei välja dokumendi. Kõik see, mis ma räägin praegu, on nähtaval ka meie kodulehel eestivabaks.ee.
ja selle kodulehe me olemegi teinud selle jaoks, et teil oleks tõene info, seda, mida peavoolumeedia varjab meie eest. Nii, 2019 õiguskantsleri kantselei andis välja dokumendi, kus lubatakse lapsel osaleda meditsiinilises katses ehk lapsel antakse õigus ise otsustada enda tervise üle. Samamoodi otsustada ise, kas ta soovib seda vaktsiini või mitte. Sõnastus on selline, kui laps on piisavalt kaalutlusvõimeline, siis ta võib enda tervise üle otsustada, samuti ka vaktsineerimise üle. Ja kui seda lähemalt edasi uurida, seal oli viited võlaseaduse õigusele, siis tegelikus see kaalutlusvõimelisus võidakse määrata ka 4-aastasele lapsele. Nii, täna Eestis on selline olukord, et 12-aastane laps saab minna ise COVID-i testi ja teha ise süsti, lasta teha endale COVID-i vaktsiin ilma lapsevanema nõusolekuta. Kuna õiguskantsler andis vastava paberi. See paber on ka saadetud kõikidesse koolidesse ja kui me enne seda ei peata, siis see asi jõuab ka lasteaeda. Sellepärast, et kuuldavasti septembris langetab Pfizer vanuse piiri sinna 4-5 peale ja siis on juba ohustatud kõik lapsed, kaasa arvatud lasteaias. Teine huvitav nüanss on see, et Valitase lehelt on kadunud immunoprofülaktika otsus. Selle screenshot on meie kodulehel ka üleval, kus on ilusti ära näha, et seal on selline info veel, et kui laps on nõus selle vaktsiini tegemisega, aga lapsevanem on vastu, siis jääb peale lapse soov. Nüüdseks on Valitase lehelt see kadunud. Aga meie lehelt te näete seda screenshoti, et teie poolest see oli seal olemas. Immunoprofülaktika komisjoni moodustavad Irja Lutsar, Mariona ja mitmed teised. Eks need on need inimesed, kes otsustavad teie laste tervise üle. Tegelikult nii ei ole, teie ise otsustate enda laste tervise üle. Ainukesena vastutate. Ainukesena. Sest praegu on kuuldavasti juba selline olukord, et koolides käib juba ajupesu. Ma ei tea, kas see on jõudnud esimesse kooli, 14. septembril pidi jõudma, aga vaktsineerimisbussid hakkavad käima koolides. Lapsed, praegu me räägime siis alates 12, aga see ongi niimoodi, et kui Pfizer laseb selle 12.5 peale, siis tänu sellele, et õiguskantsler lasi sihukese dokumendi välja, kus vanust ei ole kirjas, seal on ainult kaalutlusvõimelisus, siis kukub ka kõikides riikides see vanuse piir kollu alla. Nii. Ja koolides tulevad vaktsineerimisbussid, klassi käest küsitakse, eelnevalt loomulikult on kõva propaganda tehtud. Kuulsin juba, et kuskil lasteaias mängiti vaktsiini mängu kulli, et kes on viirus ja kes on vaktsiin. Ja samuti on siis koolides niimoodi, et vaktsineerimisbussid tulevad kooli. Klassi käest küsitakse, kes tahab vaktsineerida või siis kes on vaktsineeritud, need võivad koju minna. Kes tahavad vaktsineerida, need lähevad ühte klassi ja kes ei taha, need lähevad teise. Ja sinna teise klassi tuleb välja õppinud, koolitatud professionaalne psühholoog, kes hakkab teie lapsi mõjutama, et teha ehk siis osaleda selles meditsiinilises katses. See toimub üle maailma, see jõuab varsti ka Eestisse, kui te inimesed ei hakka enda eest seisma ja enda laste eest seisma. Kas me laseme sellel juhtuda? Ei lase. Tuli, tehke üks aplaus selle eest endale. Tõesti, nüüd on nagu viimane aeg
ise inimestel midagi ise päriselt ära teha ja seista enda õiguste eest. Meil ei ole mitte kellelegi teisele loeta. Lastekaitse ütles ka, et ta ei näe probleemi. Ehk siis meil Eestis ei ole toimivat institutsiooni, kes kaitseks meie lapsi. Seega me peame kõik seda ise tegema. Nii, nüüd ma vahepeal annan sõna ka Elvisele, kes tuli meile Tallinnast ja tema on juba vana tuntud meeleavaldaja nii-öelda, kelle peal politsei kasutas ka jõhkralt jõudu, pistis ta sinna taha bussi. Sellest politsei juba vabandanud, kuid menetlus käib edasi. Samuti on see mees minu kõrval, kes eelmiste piirangute ajal saatis politsei oma kohviku ukse taga kohe minema ja küsis neilt, kas teil on üldse seaduslik alus. Palun tooge see seaduslik alus ja siis räägime edasi. See mees kaebas koos Allar Jõksiga Riigikohtusse. Aplaus talle! Tere kõigile! Aitäh, et olete kohale tulnud. Homme loete uudistest kindlasti, et 30 meeleavaldajat käis jälle Tartus kohal, eks ole, lamemaalast. Aga ma lihtsalt ütlen, ma kiirelt lugesin siis ühe neljandiku kokku ja ma sain seal juba 100 inimest, ehk siis 300 ütlen ma, et kindlasti on. Mis on siis vahet teil ja nendel ametnikel ja rahvasaadikutel seal Toompeal? Oodake, neile peab maksma 4000 eurot, et nad üldse tuleksid sinna kohale, perspektiivutaks, et üldse mingit tööd teha, mingit probleemi lahendada. Meie siin palka ei saa, paljud maksavad peale selleks, et kokku tulla ja mingit probleemi lahendada. See on meie ja nende kõige suurem vahe. Aitäh teile! Siin on palju räägitud sellest korraldusest ja määrusest ja depoteerin seda juttu igati, täpselt nii ongi. Need meeleavaldused, mis kevadel aset leidsid Tallinnas, üks neist oli eriti huvitav. Sellel meeleavaldusel esiteks pisati mind sinna autokongi, aga teiseks, kui me läksime pärast peale seda Kalamajja ja minu kohvikusse tagasi umbes 30-pealise seltskonnaga, siis nagu jälitusüksus järgnes meile Terviseamet ja politsei, kes saabusid mõnda aega peale seda, siis kui meie olime maandunud sinna ukse taha ja tahtsid läbi viia seal mingit menetlust. Ma selgitan natukene siis, kuidas see täpselt välja nägi, kuidas selline visiit võib välja näha ja kuidas sellel üsna kiirelt lõpp peale saab. Eile oli Rotermanni kvartalis ka, külastati ühte restorani nimega Levier, eks ole, kus juures hakkate neid videoid ja uudiseid nägema võib-olla telekas või kus iganes ajakirjades ja kuna neil reaalne ressurss selliseks järelevalveks puudub, siis nad teevad selliseid demonstratsioone, kus nad toovad meedia välja nagu Toompeal tehti 9 päevaks, toovad kohale politseinikud, terviseametnikud, kogu meedia ja siis teevad ühe sellise näidistoomise, mida nad siis võimendavad läbi selle meedia. Et see on siis selle eesmärk on tekitada hirmu inimestes ja mõelda, vaata seal tehti, vaata mis nüüd küll kõik saab ja äkki tulevad siia ka. See on huvitav asi, see kontroll. Et kui inimestelt midagi küsis, nad ütlevad sulle, et äkki kontroll tuleb. No mis kontroll? Inimestel on endal peas välja mõeldud selline mingisugune organ või ma ei tea, kes iganes olemas peaks, kes tuleb ja kontrollib. Me ise ainult kontrollime iseennast, ise kardame, eks ole, neid ei tule sinna. Võib-olla need ei pruugi mitte kunagi tulla, võib-olla Terviseametil kuluks 3 aastat, et Tallinnas kõikidele kohvikutele, restoranitele, asutustele sellist kontrolli üldse teha. Ja sellepärast nad alustavadki nendest väikestest linnadest, Valgast ja kus ma siin kuulsin veel Võrust, eks ole, et seal on, neil on ressurss, et võib-olla seal natukene kanda kinnitada ja siis öelda Tallinnas ja suurtemates linnades Tartus, et näete, mujal juba on. Aga kuidas minu kohvikus see asi siis lõppes? Terviseamet ja politseinikud tulid ukse taha, ma astusin neile ukse peale vastu ja ütlesin, et ma ei lase teid sisse. No mis mõttes ei lase, et
me teostame kontrolli. Ma ütlesin, no mis kontrolli te teostate? Kes teid siia saatis? Ma ei ole tellinud teid siia. Et milliseid väidetavaid seaduseid ma siis teie arvates rikun? Ja siis tood jälle seesama, et no Terviseameti nõuded ja korraldused, eks ole. Ja veel kord, korraldus ja nõue ei ole seadus. Mina järgin seadust. Ja kui te nüüd siin visuaalse hinnangu tagajärjel tuvastate mingi, vaadake, seadus toimib niimoodi, et kui sa tuvastad, täidesaatev võim, politseinikud näiteks, aitäh, et te täna meid siin valvate. Kui te tuvastavad mingisuguse seaduse rikkumise, nad on täidesaatev võim. Täidesaatev võim siis nii-öelda saadab täide, eks ole. Ehk siis nemad on seadusandlik võim, parlamendis on täidesaatev võim. Nemad vaatavad, tuvastavad seaduse rikkumise või siis ütleme, et äärmisel juhul on teil alust kahtlustada kedagi seaduse rikkumises, eks ole. Kui nad nüüd tuvastasid mingisuguse rikkumise ja panevad kuskile protokolli viibija mingi paragrahvi, siis peab olema täpselt tõendatud selle paragrahvi rikkumine. Nüüd need samad terviseametnikud ja politseinikud, kes minu ukse taga seal olid, kas nad siis visuaalse hindamise tagajärjel tuvastasid mingisuguse rikkumise ja kui nad isegi tuvastasid selle rikkumise, siis kuidas nad ära tõendasid igakülgselt selle paragrahvi rikkumise? Nüüd ma ütlen, seal ei ole ei paragrahvi ega ei ole võimalik tõendada. Mis tähendas, et ma sain nad ukselt lihtsalt tagasi saata. Oligi kõik, ma ütlesin neile, et raporteerige, kuhu iganes te peate raporteerima. Ja kui minu vastu on algatatud mingit sorti menetlust, siis andke mulle sellest teada. Ja kui juures siin on inimesi, kellel on helistanud politsei, mingisugune telefonikõne politsei poolt ei ole mingi telefoni teel edastatud kutse, ei ole ametlik kutse ja mingisugune telefoni teel väidetavalt algatatud menetlus ei ole tegelikult reaalne. Kui me teie vastu on algatatud mingit menetlust, siis tuleb teil edastada selle kohta ka vastav dokument. Ehk siis te võite nad ukse pealt lihtsalt ära saata. Ja kui nad peaksid seda tegema, nagu Tallinnas ühe kohviku oli see toormoor näitel selle menetluse nii-öelda algatasid ja selle trahvi tegid, siis see trahv tuleb vaidlustada ja see trahv on õigustühine. Kusjuures Terviseamet üritab seda juhtumit vaiba alla pühkida, et ärme äkki seda suure kella külge pane. Mis veel siis? Nendest vaktsiinidest räägin. Kaks sõna, vaadake, mul on ka toitlustuskoht ja kui mul kokad teevad inimestele süüa või mina teen inimestele süüa, siis mina, kusjuures isegi hinnasiltide peal, ma pean ja poes kaupade peal, me peame sinna panema kirja täpse konsistentsi, eks ole. Et mis allergeenid seal sees on ja kui mina köögist inimestel supis, ma pean olema võimeline ütlema, et palju ma sinna küüslauku panin ja palju ma sinna mingit tomatit panin, eks ole. Me tulime nüüd siit mööda seda tänavat mööda, seal oli vaktsineerimisputka. Ma kohe läksin natukene endast välja, ma läksin nendega ka rääkima. Et vaadake, need inimesed seal, neil pole õrna aimu. Ma küsisin nüüd ka, kas teil on õrna aimu, mida te inimeste sisse üldse süstite? Mina pean teadma kohvikus ja poes, mis seal sees on, palju seda on, protsentuaalselt, mis on allergeenid, aga teie annate inimestele kõikidele universaalselt, ilma tagajärgedest vastutamata mingit, ja ma ei ütle vaktsiini, testimisjärgus olevat ennetavat profülaktilist preparaati. See on selle õige nimetus. See ei ole isegi vaktsiin mitte. Sest sellel pole isegi selleks, et vaktsiin peab läbima igasugused katsed ennem, see võtab aega aastaid ja siis alles ta saab püügiloa, mis tähendab, et ta on, teda võib võrrelda justkui nagu ravimiga, kuigi ta ei ole tegelikult ka ravim, sellepärast ongi ta vaktsiin. Aga meil ei ole sellel profülaktilisel preparaadil isegi, tal on tingimuslik müügiluba, eks ole. See ei ole isegi vaktsiin mitte. Ja need inimesed, kes seda seal manustavad päevast päeva, neil pole õrna aimugi, mis seal sees on. Ja see inimene ei osanud mulle mitte ühelegi sellele küsimusele vastata, ta ütles mulle, ma kutsun sulle politsei. Vaadake, see on nende ainuke kaitse. On kahte sort inimesi, ühed, kes võitlevad hirmust ja teised, kes võitlevad armastusest. Nemad kardavad nii meeletult kõike. Makroskoobis oli hea artikkel, et inimestest, kes soovivad türanniat, nad kardavad kogu aeg, nad kardavad, et midagi juhtub nende tervisega, nad kardavad, et keegi võib-olla räägib nende kohta kuskil midagi ja see kaitserefleks, mis seal on, see kõige suurem kaitserefleks ongi see, et ma teen mida iganes, et sind kuidagi ära kaotada, vähendada, kinni panna, eemale hoida. Ja teised inimesed võitlevad armastusest, need oleme meie. Meil on midagi, mida neil kunagi ei ole, sest isegi kui nad mulle seisaks vastu, siis tulge siia minu ette, seiske meile vastu. Kas te suudate ajada kokku 100 seltsimeest või 300 seltsimeest? Ei suuda.
parim, milleks nad võimelised on Facebookis moodustada üks uhuude grupp, kus siis 10-20 kesi teineteisele kaasa elada. Klaviatuurikangelased, vaat sellised on need mehed. Ma ütlen teile, mees ei kanna maski. Mitte mingil juhul. See meheks olemise üks alustalad, ta ei anna ära oma nägu ega oma hääl. Sa seisad ja sulle annab väärtus see, kui põhimõttekindlalt sa seisad nende väärtuste eest, mida sina pead tõeks, õigeks. Vaadakem mööda sellest haigusest, vaadakem sellest mööda, sest kes tõeliselt asjadest aru saab aru, et sellel ei ole mitte mingit pistmist meie tervisega. See on totalitaarse ühiskonnakorra loomine, see on kontrolli ühiskonna loomine, see on uue finantssüsteemi kasutusele võtmine ja see on modernse ajaloo kõige suurem kapitali ümbernihutamise mehhanism. See on keskklassi ja madalklassi vaeseks tegemine ja jõu ja kontrolli koondamine selle eliidiga. Meie seisame sellele vastu ja meie kõige tähtsam eesmärk, inimesed, me ei pea minema rongi ette, me ei pea seisma tsunami teele. Me peame tegema teavitustööd, et ärkaks need, kes on valmis ärkama ja kõige tähtsam, me peame jääma endale kindlaks. Meie liin peab olema tugev ja meie ridadest ei tohi jääda inimesi vähemaks. Ärge andke alla, ärge astuge tagasi, käsi ette selge sõnaga, siit edasi enam mitte üks samm. Meie jääme endale kindlaks. Aitäh, et te olete senimaani jäänud endale kindlaks. Aitäh, et te täna siin olete. Ma kohe räägin veel, siis me teeme ka ühe väikse jalutuskäigu. Kus see muusika jäi? Siin on. Nüüd läheme natukene sügavuti sellesse teemasse, sellesse olukorda, kus me täna oleme. Ma usun, et siin on erinevate teadusastustega inimesi, mõnda see võib kohutada, kuid nüüd on õige aeg rääkida nendest asjadest avalikult, sest praegu on viimane aeg. Sellist samasugust jama korraldatakse terves maailmas. Ja täna ongi ülemaailmne juba 4. meeleavaldus. Toimub kokku üle 45 riigis. Täpselt nii, nagu fašismi ja kommunismi ajal pandi toime inimsuse vastaseid kuritegusid. Tehakse seda ka praegu. Otse meie silme all. Valitsuse tasandil tembeldatakse need, kes ei soovi mürgisüsti rahvavaenlasteks ja poliitik Vilja Toomast nõuab vaktsineerimata kodanikele lausa karistust. Teine poliitik ütles aga avalikult välja, et soovib kehtestada sundvaktsineerimise. Kui lolliks meid õige peetakse. Isegi lapsed saavad aru, et COVID-19 vaktsiinidega on midagi väga valesti. Nad näevad, kuidas üks naabrionu on jalust halvatud, teine pool pime
ja 3. juba maha maetud. Kursusedki surevad sel aastal kuidagi kahtlaselt hulgi ja ootamatult. Eestis on tänavu võrreldes viimase 10 aasta keskmisega 21% rohkem surmasid. Ja kui keegi nüüd väidab, et need on need kuumalaine surmad, siis eksib rängalt. Kuumalaine alla kirjutas peavoolumeedia 200 surma, kuid poole aasta kohta oli meil juba lisasuremus 1600 võrreldes viimase 10 aasta keskmisega. See on surmades kiirstatistika, kõigil on see leitav. Ja liigsuremus hakkas tekkima peale massvaktsineerimise üldsuremused tõusevad väga rängalt praegu kõikides riikides. Vaktsiinitootja Billi poolt rahastatud WHO käepikendused eesotsas Tanel Kiige, Irja Lutsari, Kaja Kallase, Jüri Ratase ja ülejäänud tiimiga ostavad rahva raha eest aga mürgisüste aina juurde. Miks hääletas võimul oleva valitsus möödunud teisipäeval sundvaktsineerimise kriminaliseerimise vastu? Sellest saab välja lugeda vaid üht. Eesti valitsus plaanib sundvaktsineerimise kehtestada seadusega. Sundvaktsineerimise seadus võeti Uus-Kaledoonias, Prantsusmaale kuuluvas saarestikus vastu 3. septembril. Kõigi elanike ja saartel tulijate jaoks on COVID-vaktsiin kohustuslik. Samuti on COVID-vaktsiin osaliselt või täielikult kohustuslik juba Inglismaal, Ameerikas, Ungaris, Maltal, Turkmenistanis, Saudi Araabias ja paljudes teistes riikides. Kurjategijad, kes survestavad oma rahvast end katsejärgus tundmatute ja ohtlike ainetega süstima, on nüüd jõudnud ka lasteni. Paraku õiguskantsler Ülle Madise, kes peaks meie lapsi kaitsma, väljastas hoopis dokumendi, mille järgi 12-aastane laps võib mürgisüsti üle ise otsustada. Eriti alatu taktikana kasutavad haiglad ja ametnikud laste mõjutamiseks auhinnamänge. Kuigi ravimireklaamis on see seadusega keelatud. Lapsi ei kaitse sellise manipuleerimise eest ka lastekaitse, kuna tegevus orkestreeritakse valitsuse tasandil. Miks seda kõike tehakse? Valepandeemial on 2 olulist eesmärki. Vähendada vaktsiinidega rahvastiku arvu, röövida rahvalt viimanegi vara ja kehtestada uus maailmakord. Kas me laseme selle juhtuda? Selleks, et ette ellujäänuid oleks lihtsam kontrolli all hoida, plaanitakse meilt röövida ka põhiõigused. Sama stsenaariumi järgi toimub võimu kaaperdamise katse superrikka eliidi poolt praegu üle kogu maailma. Nagu näiteks Austraalias, kus peaminister on olnud eriti tubli käsutäitja ning muutnud oma riigi sisuliselt vanglasaareks. Inimesed tohivad seal õues viibida vaid 1 tunni päevas. Kõne Terviseametist kohustab neid aga küsimusi esitamata koheselt asju pakkima ja minema koroonavanglasse oma aega ära istuma. Hiljuti ilmnes, et karantiinivanglast ei pruugi nad enam välja pääsedagi. Kui inimestele anda kätte üleliigne võim, siis kipuvad nad seda peaaegu alati kuritarvitama. Kujutle, kui lihtne on tekkima olukord, kus mõnele ametnikule või tähtsale ninale ei meeldi sinu nägu või maailmavaade. Või meeldib talle hoopis midagi, mis sulle kuulub. Järgneb see, et sinu COVID-i test on karantiinivanglas aina positiivne
ning sa jäädki sinna luku taha, kuniks oled kaotanud töö, kodu ja pere. Sest vanglas istumise eest pead maksma omast taskust. Näiteks Inglismaal oli 2-nädalase karantiini hotelli eest täiskasvanu tasu ligi 1500 eurot. Lastel on soodsamad tariifid. Kui raha kohe ei ole, maksad võlagraafiku alusel. Ja nii saabki kodaniku seaduslikult väga lihtsalt ja kiirelt täielikku hävingusse tõugata. Kas me laseme end hävitada? Liiga paljud inimesed on stressi all juba praegu murdunud ja teinud enesetapu. On neid, kes plaanivad enesetapu koos pereliikmetega. Kahjuks olen kuulnud selliseid juhtumeid ka Eestis. Pered on kaotanud vaktsiini tõttu toitjad ja paljud jäänud töövõimetuks. Mitte keegi ei vastuta ega maksa hüvitisi. Arstid kasseerivad aga iga tehtud vaktsiini eest eritasu. Olukord on kohutav ja peab muutuma. Nii enam jätkuda ei saa. Me nõuame vaktsineerimise, vaktsiinipassi rakendamise ja vaktsineerimata inimeste häbistamise kohest lõpetamist. Me nõuame kõigi vaktsineerimisele survestajate vastutusele võtmist ja kohtu alla andmist. Me nõuame valitsuselt rahva ja riigi reetmise lõpetamist ning kõigist sellesisulistest lepingutest taganemist. Valitsus peab muutma kurssi ja hakkama oma rahva eest seisma või tagasi astuma. COVID-19 on inimajaloo suurim pettus ja genotsiid. Eriti Reformierakonnale. Käigu perse!
tervitus ja kenasti. Näidake üles Eesti rahvas, meid on petetud! Kaitse. Teid kõiki süüdistatakse sõjakuriteos, tahtlikud inimeste tervise ohtu seadmises ja massilises on jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orjarüü. Loomishooks kõik loode koos võiks sündida või uuesti. Valguse võit äratab maa.
kuidas me maa